Tanss ja aplaus Moskva südalinnas riikliku estraaditeatri saalis, kus istub üle 2000 pealtvaataja, kingitakse praegu meie laulukuulsusele Jaak Joalale. Moskva publik vaatab ja kuulab suurt estraadiprogrammi Laulud kogu meie maalt. Lühiintervjuu Jaak Joalaga kontserdi vaheajal. Kas Moskva suurtes saalides ja suurtel lavadel on raskem laulda kui koduses Tallinnas? Ma ei tea, mulle tundub, et lausa vastupidi, et natuke kergem on juba. Alguses oli muidugi palju raskem, nüüd on kunagi kontakt on olemas juba. Sa viimasel ajal sa oled hästi palju siin Moskvas laulnud ja telesaadetest osa võtnud. Jah, nüüd alles sai lõpetatud. Kohe peaks tulema 8. naistepäeva Aganjok. Siis edasi kohe Saksa TV-sse, kus on saade Galassadrusei. Sealt tagasi kohe otse Moskvast Tbilisi kontserditega, seekord juba oma ansambliga Radar. Esialgu kõik, see on nii lähema kuu plaanid. Aga kuidas see kontakt Moskva publikuga alguse sai? No viimastel aastatel on hästi palju kirjutatud spetsiaalselt minu jaoks. Mul on hea meel, et ma praegu töötan koos selliste heliloetada nagu Tuhmanov, Zatsepin, Martenov, Migulja. Nii et repertuaari puudust näha ei ole. Ja lugupeetud televisiooni vaatajad Eestimaal, nüüd on paras aeg öelda teile ka uudis ja lubage, et ma teie poolt õnnitlen Jaak Joalat. 1978. aasta populaarseteks lauljateks Moskvas tunnistati Alla Pugatšova ja Jaak Joala. Palju õnne! Aitäh intervjuu eest! Oi!